Tere tulemast tagasi, saade, mis teed jätkub ja Erki, kas oled midagi kuulnud punasest valgusteraapiast? Ma tunnistan sulle ausalt üles, et praegu kuulsin esimest korda. No kuna sa oled vapralt ikka veel mu kõrval, esimesed iluprotseduurid sind ära ei hirmutanud, siis usu mind, see, mida ma sulle praegu tahan pakkuda, seda muide kasutatakse ka astronautide puhul. Vau! Tegelikult ka või? Päriselt ka. Sa tahad öelda, et ma võin põhimõtteliselt... astronaut minu jaoks varsti, jah, olen astronaut. No, proovime ära. Okei, sinu rakud saavad uut kütust, et see muutub vitaalsemaks ja tead, mida kõike veel. Siin on spetsialistid, kes kohe sulle seletavad. No, lähme. Erki, kui sa arvad, et see valgusteraapia on mingisugune uus moeröögatus või moehullus, siis tegelikult see nii ei ole. Juba 70-ndatel hakati uurima, et mismoodi siis see punase valguse teraapia inimesele võib mõjuda. Võib-olla sa oled näinud, et näiteks korteris akende peal on taimed, neile antakse ka valgusteraapiat. Ma olen veel näinud akneid, kus on punased lambid. Väga hästi mõjub. Väga hästi mõjub. Et ma mõtlesin, siis täna oled sina see taimekene, kellele ma annan selle uue elu. Ja nüüd, kui sa lubad, siis ma suunan sind sujuvalt. Siin on üks kabinet ja seal on teine kabinet. Mine nüüd sisse, võta riidest lahti. Jäta püksikesed jalga või ujumispüksid, mis sul on. Ja siis siin on selline kapsel, kuhu sisse sa saad ronida. Kerli, ma üldse tegelikult ei tea, kas ma Erkile rääkisin õiget juttu, et kuidas see punane valgusteraapia mõjub. See teeb ju nahale head. Teeb. Mismoodi? Punase valguse ja lähiinfrapunase valguse spektrid lähevad naha sisse, rakuni välja, kus nad siis mõjutavad mitokondreid, kes on siis raku nii-öelda väikesed energiaandjad. Kui rääkida nahatervisest, siis mõjutab ta nahka just kollageeni tootmise poole pealt. Ehk siis, kui mina tunnen, et mu nahk on tuhm, väsinud, mu jume ei ole üldse selline särav, siis ma saan selle valgusteraapiaga oma naha säravamaks ja nagu sa ütlesid, et kortsud lähevad väiksemaks. Siin on näha ka üks selline nokamüts, mille sees on siis samamoodi erinevad valguslambid. Kuidas see töötab? Mütsis on siis väike aku, paned mütsi tööle ja leedid hakkavad tööle. Ja selle saab siis omale pähe pöösta. Ta töötab kuskil 10 minutit, et midagi märgatavat ei ole, et täiesti tavalise nokamütsina kasutada, et kas või päikesekaitse silmade eest, et ei oleks liiga ere. Ja siis ta mõjutab juuksejuuri, et siis saaksid juuksed kiiremini, paremini, tõhusamalt hakata kasvama. No ja väga paljudel meestel on tegelikult see probleem, et teatud vanuses, eks ju, on näha, et juuksed õrenevad. See on nagu tõesti geniaalne kingitus ja mitu kasutegurit ühes, nagu sa ütlesid. No just. Selleks, et ma ka oma kodus saaksin oma tervet keha toetada, on teil olemas siin sellised paneelid. Ja need on hästi mugavad. Ma saan aru, et ma võin need riputada siis näiteks ukse külge, nii nagu tavaliselt peegli riputan ja siis võin ju panna ka vannituppa lihtsalt seina äärde. Just, ja ongi mugavalt mingisugusel sobival momendil panna see tööle, seal ees natukene mõnuleda ja siis saada see kõik see kasutegur kätte. Kerli, miks praegu just kevadel võiks mõelda, et astume siit salongist läbi? Kuna on meil selja taga pikk talv, meil päikesevalgust palju pole, kus me tegelikult selle energia looduslikul viisil saame ja meie need akud rakkude sees on täitsa tühjaks pigistatud, siis siin on hea võimalus neile anda see lüke, et nad saaksid hakata siis tootma seda energiat rakkudele. Et võib-olla see ongi just, et see energiapuudus, see kevadine energiapuudus saab siis nii-öelda täidetud. Nüüd ma siis saan aru, et kus kohast tuleb ka mõnevõrra nagu selline vahva võrdlus astronautidega, et see oli ka nagu selline kosmoselaev. Aga tegelikult NASA kunagi kasutas seda punast valgust selleks, et kasvatada orbiidil olevates kosmosejaamades taimi. Ja kui astronaudid läksid sinna tööd tegema oma kätega ja need käed sattusid ka sinna punasesse valgusesse, siis nad vaatasid, et nende haavandid ja kõik muud sellised väiksed kriimud hakkasid kiiremini paranema. Ja sealt siis hakati seda uurima ja nüüd olemegi jõudnud nii kaugele, et põhimõtteliselt igaüks kasutades punast valgust. Nii, võtame siis paljaks. Tunnistan ausalt üles, et peale seda, kui me alustasime Liisiga selle saate tegemist, siis
peale esimesi paari saadet ma enam laupäeva hommikuti kodust ei välju, ilma et ma oleksin kõigeks valmis. Nagu näosaates lifti läheb sarapuu, välja tuleb sealt uus mees. Ossa poiss, ma olen valmis! Ma annaks sulle ka väiksed kaitseprillid. Et kuna see valgus sealt on väga ere, siis sinu silmade kaitseks ma soovitan sul need ette panna. No ma just tahtsingi küsida, et kui sa nüüd mulle prillid nii-öelda ette paned, et ma olen näinud, et solaariumites on ka nagu prillid pannakse ette. Kas mul on siit välja tulles ka siis nahk pisut teist tooni? Teist tooni ta kahjuks ei lähe sul või õnneks, sest punane valgus mõjutab siiski keha nii-öelda raku tasandil ja see aitab energiat toota, et mitte pruuniks teha. Okei, väga hea, paneme prillid pähe. Just. Aga kui see pruuniks mind ei tee, Kerli? Nii. Miks ma siis pidin ennast nagu hüljes paljaks võtma? See on selle jaoks, et see punane valgus jõuaks igale poole, sest riie peegeldab. Okei. Kui sa oled nüüd valmis, siis valmis. Punaseks ja panen luugiga kinni. Ossa poiss. Vau! No nii, mul on nüüd mõned minutid juba siin viibinud ja tunne on selline, nagu näiteks suvisel päeval kikk on kindlasti päevitanud ja kui päike on ikkagi ere, siis ikka paned silma kinni, aga läbi isegi suletud silmalaugude saad sellist mõnusat valgust. Nõnda ka siin läbi nende prillide on isegi tunda ka sellist mõnusat energiat andvat valgust ja tõesti on siin kapslis mul praegu mõnusalt soe, ei ole liiga kõrvetav, aga just täpselt selline paras. Et lase võidjad korraks silm looja ja lihtsalt tee väike power nap. Ahah, aega mõnus. No nii. Niimoodi, ossa poiss. No nii. Täitsa nagu uus mees. Nii. Nii, kuida tunne on? Päris hea on, kusjuures kui ma sealt välja ronisin, siis oli kohe nagu selline mõnusalt võtta soe ja äge on ju, aga nüüd kui on natuke aega mööda läinud, siis järjest kuidagi mõnusamaks läheb see asi, et ma ei julge mõelda, mis siin võib-olla mingisugust 20 minuti pärast, mis hakkab mind valdama, mis tunded. Täiesti oleneb inimesest, kui tundlik ta on, et mõni ütleb, et tund aega peale seda hoopis tekkis siuke surin või ei osata isegi sõnadesse panna, et mis tunne see on, mis tekib pärast, aga igal juhul on need alati olnud sellised positiivsed tunded. No mul on küll praegu siuke tunnet, et läheks kohe koju hakkaks tegema juba kevadisi neid aiatöid, mida muidu nagu alati lükanud sinna kuskile, homme teen jälle, ülehomme teen ja aga nüüd on küll siuke tunnet, et läheks ja tööks. Ja kõik saab tehtud. Erk oli kohe valmis minema kevadisi aiatöid tegema, aga mida ta ei maininud sulle ja mida mina läbi ukse kuulsin, ühel hetkel ta natukene norskas, ta jäi magama. Kuidas see niimoodi mõjub siis? See on täitsa võimalik, et seal võib magama jääda, kuna see punase valguse teraapia mõjutab ka melatoniini tootmist, et ta tõhustab seda. Ja see on ju meile hea une jaoks oluline. Ehk siis, kui ma igapäevaselt magangi võib-olla kehvemini, siis siit ma võiksin nagu saada seda abi. Just. Kuule, aga mis lugu on see sellega, et ka sportlased võiksid seda kasutada? Jaa, see teraapia aitab kehal taastuda, kui on olnud mingi vigastus näiteks ja siis punane valgus aitab loomulikult siis kehal sellele taastamisprotsessile kaasa. Ja muide, meil on aprillikuu lõpuni selline pakkumine, et 2 inimest saab tulla ühe hinnaga. Nad küll ei lähe ühte ruumi, aga me saame nad panna eraldi ruumidesse punast valgust nautima. Ja kui keegi soovib kingituseks kinkekaarte, siis seda saab ka siit. Just, need on meil ka täitsa olemas.